Kuidas osta klassikalist autot? Esimene küsimus muidugi on see, et mis asi on üldse klassikaline auto, kuid puudub üks kindel reegel, et mille järgi siis sellist autot liigitada. Ma toon mõned näited, ütleme, et kui me vaatame Saksamaa poole, seal on näiteks selline reegel, et kui auto on 30 aastat vana, et võib selle autole taotleda H-tähisega reknumbrimärki. Eestis on jälle sedasi, et kui auto on vähemalt 35 aastat vana, et siis on võimalik taotleda musta numbrit. Kui me vaatame üle Atlandi ookeani USA poole, siis seal on jälle selline reegel, et kõik need autod, mida ei ole varasemalt ametlikult imporditud ja kui on soov selline auto USA-sse importida, siis kui see auto on vähemalt 25 aastat vana, et siis on seda teha palju lihtsam, sest kõik sellised autod sellises vanuses, et neid käsitletakse kui siis ajaloolisi sõidukeid. Et nagu näha, meil on siin mingid ajaperiood pandud paika, on ta siis 25 aastat, 30 aastat või 35 aastat. Kuigi tänapäeval on järjest populaarsemad ka youngtimer sõidukid.